Tervitus, mina olen Kristiina ja õpetan täna sulle, kuidas Canvas CV-d kujundada. Alustuseks kõigepealt sellest, miks üldse Canvas CV-d kujundada. Ning ma arvan, et see põhiline põhjus võiks olla selles, et jätta endast võimalikult hea esmamulje ja et sinu CV-d paremini märgatakse. Teiseks see, et sa saaksid võimalikult palju endast teada anda läbi visuaalse keele siis, kes sa oled. Ja kolmandaks siis see, et see näitab, et sa oled nõus ekstra pingituse tegema. Ja kahtlemata on valdkondi, kus on selliste oskuste näitamine tähtsam kui teistes, aga hea esmamulje loob ta niikuinii. Ja jagasin sinuga ekraani, panin Google'isse märksõnaks CV ja pildid on väga pisikesed, aga ta annab ikkagi aimdust sellest, mis jääb paremini silma. Ja juba see annab CV-le palju juurde, kui sinna on lisatud foto, siis värvi kasutamine, et värv torkab alati ennem silma, kui sa jõuad midagi lugeda. Ning juba edasi jõudnumad CV-d kasutavad ka erinevaid vorme, erinevaid pindasid ja sellist struktureerimise viise ja ka juba ikoone ja nii edasi. Nii et see võiks olla selline põhiline põhjus. Ja näidiseks olen leidnud internetis sellise täiesti tekstipõhise CV. Jah, struktureerimiseks on kasutatud jooni ja tekstiga alla joonitud. Ja siin on siis näidis Canva mallist. Et kui suur on see vahe, et kas on kujundatud või ei ole. Ning mida sa pead veel teadma kujundama hakates, et mida rohkem on kujunduselemente, erinevaid pindasid, fotosid, ikoone, siin on erinevaid elemente ja asju, seda vähem ühele lehele mahub. Ja ka siin on väga palju ruumi jäetud, et kujundus hästi mõjuks. See tähendab tihti seda, et sa pead selle teise lehe samasuguseks kujundama, et mallid on kõik ühelehelised. Ja miks Canvat kasutada? Seepärast, et Canvas on üle 14 000 CV malli. Ta on loodud kujundamiseks, ta on mugav, ta on üsna intuitiivne. Nii et see õpikurv on üsna väike ning kui nad on loodud kujundamiseks, on siin nii palju võimalusi, kuidas see kujundus teha selliseks, nagu sa soovid. Ja kes ei ole Canvaga kursis, siis teen kiire sissejuhatuse. Canva programm on ainult online'is, nii et sa ilma internetita ei saa seda kasutada. Jaguneb ta avaleheks ja töölauaks. Hetkel näeme avalehte, kus saab siis otsida malle, luua uusi dokumente ja ka organiseerida ja üles leida varasemaid projekte, mida saab siis teha siit vasakust menüüst projektide kausta alt. Et siia saad siis lisada kaustasid, siit leiad üles oma disainid ja tasulise kontot saavad ka brändimalle kasutada, nii et kasutada sedasama malli kogu aeg, malli põhja, mis oled kujundanud, lisada pilte ja videosid. Ja avalehe üks tähtsamaid osi on otsingukast, mis võimaldab sul leida nii malle kui enda tehtud projekte siis. Sageli tehtud viga CV-de puhul on see, et otsitaksegi CV. Paned CV, aga kuna
see ei ole Euroopa programm, siis otsima pead hoopis resümeed. See tuleb siis meeles pidada. Ja lähemegi mallide otsimise juurde. Vajutad peale ning siin filtrite all sa näedki, kui palju mingis kategoorias on malle. 14 000 on ikka väga palju, mille vahelt valida. Seetõttu on siin üleval erinevad märksõnad, mille järgi otsida. Need märksõnad on seinast seina, professionaalne kuni keskkool ning need märksõnad on selle järgi, mida on sageli otsitud. Siin all on filtrid, stiilifilter, siin on korporatiivne, loominguline, puhas, professionaalne ja märksõnade taga on ka see, kui palju mingis kategoorias on malle. Siis theme ehk temaatika. Mõned märksõnad kattuvad. Siis my language only, mis tähendab seda, et ta näitab ainult sinu keeles loodud malle, mis eesti keele puhul ei ole hea mõte, sest eesti keeles ei ole malle. Ja future ja alla on animatsioonid ja audio, mis ei ole ka selline märksõna, mida CV-de puhul kasutada. Ja värv, mis on selline väga huvitav filter, mis võib väga hästi toimida. Kui me praegult vaatame neid malle, mis ta pakub, on sellised mallid, mida väga sagedasti võib-olla kasutada, mis on väga populaarsed siis. Aga näiteks kui sinu töövaldkonnaga sobib see, et sa kasutad roosat ja sulle meeldib roosa, see tundub selline värv, mida kasutada, siis tihti värv annabki edasi ka stiili või mingit meeleolu. Nii et võtame värvifiltri, vajutame roosale värvile ja see vaatepilt on hoopis teine, et siin see värv on nii kandev osa sellest CV-st. Ning järgmisena õpime, kuidas malle tähistada. Näiteks sa ei suudagi valida, kas sa soovid sellist lõbusamat või professionaalsemat, minimalistlikumat ja selleks siin disaini üleval vajutan tähekese märgile. Ning seejärel, kui ma olen valinud selle põhilise CV, mida ma soovin muuta, vajutan peale. Ning milleks siis tähistada? See on selleks, et sa saaksid selles samas kujundusdokumendis üksteise alla tuua need mallid, et sa ei peaks igale mallile eraldi faili tegema, nii et sul on mugavam kombineerida ja neid võrrelda. Ning võib ka täitsa nii olla, et sa igale töökohale, kuhu sa kandideerid, kujundadki erineva CV, mis on natukene omavahel erinevad. Kuna CV nüüd läheb Canvas trükiste kategooriasse, siis ja malli kõrvale tekib selline osa, kus ta tahab, et sa valiksid paberi, kas standard või premium ja kui palju sa neid soovid. See ei ole üldse oluline, ära lase sellest ennast eksitada. Kui sa soovid nüüd seda malli kohandama hakata, vajuta Customize this template ja ta avab selle töölaual ning selle malli all ta pakub sulle veel sarnaseid malle, mis on hea nipp, kui sulle mõni mall meeldib, et leida võimalikult sarnaseid. Ja üks asi veel. Nii. Vabandust, sa saad neid malle ka jagada. Kui see mall meeldib, sa teed kellelegi teisele, sa saad neid variantes saada. Nii, aga mida veel siis teada? Võib-olla sa soovid otsida seda malli enda valdkonna järgi. Näiteks õpetaja ametis võid kirjutada märksõna resümee teacher. Ma olen varasemalt otsinud, see oli seal olemas. Mis sa nüüd pead teadma, et need filtrid
kui sa kasutad sellist otsingut, millel on luup ees, siis need filtrid kaovad sellisel kujul ära, nagu nad olid, kui seda üldist kategooriat otsida. Kui sa vajutad all filters, kõik filtrid, siis on sul võimalik siit leida stiil, temaatika ja kõik need varem tutvustatud filtrid. Värvid on kõik all. Ning see on see kõige tähtsam osa, mida sa avalehelt teadma pead. Malle võib pärast leida tegelikult ka töölaualt, aga selleks ongi tähtis, et sul on avatud see CV õiges formaadis. Ja miks ma seda formaati rõhutan? Kui sul on Canva seadistatud, siis selle resümee puhul, kui sa selle märksõnaks kirjutad, siis näitab ta sul seda õiget mõõtu 21 × 29,7, mis on A4 mõõt. USA-s kasutatakse hoopis letter formaati, mis on mõõtmetelt natukene erinev. Nii et seda on hea siis teada ja kontrollida. Mul on CV näidised siin ette juba lisatud. Ja kõigepealt alustame sellest, et ma näitan, kuidas malli kohandada. Ma proovin võimalikult ülevaatlikult teha, et kes on Canvaga juba kursis, et ei hakkaks liiga igav, aga et kõik oluline saaks ikkagi käsitletud. Ja kõigepealt, kuidas siis teksti muuta, lisada, kuna kui sa kasutad malli, mis on parim variant, kui sa alustad, sest sa ei pea midagi teadma kujundamisest, värviharmooniast, kõigest sellest. Siis sul on tekstikastid olemas ja kui sa soovid sinna mõnda tekstikasti lisada, siis piisab sellest, kui sa vajutad tekstikastile ja seejärel dubleerimise märki. Et sa saad siin dubleerida kõiki neid osasid, mida sa soovid juurde lisada. Ja muutmine on väga lihtne, lihtsalt topeltklõps ja saadki kirjutada siia juurde. Canvas on nii, et see, mis sul on aktiivne, selle tööriistad siis ilmuvad. Hetkel on mul aktiivne tekstikast, siia ülesse ilmuvad mul teksti tööriistad, selline hõljuv menüü. Esimene osa sellest hõljuvast menüüst on Magic Write, mis toimib kahjuks ainult inglise keeles. Nii et kui sa teed CV-d inglise keelest, võib sellest olla sulle palju kasu, aga eesti keeles ta ei toimi. Ja mis ta teeb? Ta võib teha kokkuvõtte, jätkata kirjutamist, lühendada, ümber kirjutada, teha lõbusamaks, formaalsemaks. Saad lisada kindla tooni, õigekirja parandada ja luua isegi enda prompti, millega ta hakkab teksti siis muutma. Ja siis klassikalised tekstitöötlustööriistad. Esimene on siis fondid, suurus, värv, kirja rasvasus, kalki, joondamine, reavahe, tähevahe, läbipaistvus, tekstiefektid. Näiteks siis kirja esiletoomine, mis või tahad neoonvärvides hoopis, seda, et ta niimoodi kumaks ja siin all on näiteks kaartkiri, mis hetkel meie CV-le ei sobi. Ja animeerimine, mis on ka videoteema, kihid, millest me räägime hiljem veel täpsemalt, aga näitab siis kõike, mis siin kujunduses on ja overlapping näitab neid asju, mis siis kattuvad. Hetkel meil väga kattuvaid asju ei ole. Ning kui ma nüüd vajutan foto peale, siis kõige äärmine nupp edit tekivadki fototöötlus tööriistad ja Canval on täna selline päev millegipärast, et ta viskab mingisuguse tõrke ette ja väga vabandan selle pärast, et see on selline kehv ootamatus.
aga ma jutustades käin ikkagi läbi. Läks natuke kiiresti, kui sa oled nüüd fototöötluspaneeli avanud, siis adjust ehk kohandamine. Sellele vajutades tekivad klassikalised värvitöötlustööriistad ja esimeses kastis sa saad valida, kas ta töötleb kogu pilti, pildi tausta ehk tagaplaani või esiplaani. Ja saadki teha oma pildist paremaks, näiteks teravustada, lisada saturatsiooni. Ja siin all siis on filtrid, mis kahjuks ka on tõrke tõttu sellised, et väga kahju. Ja siis erinevad efektid, näiteks varjude lisamine, kahevärvilisus, udustamine, autofookus, näo retusseerimine ja siin all äppides on näiteks Image Upscaler, mis teeb ai abil pildi kvaliteeti paremaks. Pilt ise on pandud Canva raami. Canva raam on Canvale iseloomulik võimalus panna pildid kindla vormi sisse ja leiad sa nad elementide alt vasakus menüüs elemendid ning nii. Selline näeb see paneel välja, kui sa esmakordselt avad. Mul oli see paneel allapoole keritud ja niimoodi jäänud, et kui ma selle paneeli kinni panen, siis ta jääb sinna kohta, kus ta viimati oli. Ja vajutan otsingukasti, tekib selline menüü ja siit leian frames ehk raamid. Ja põhilised need kujundid, põhivormid tulevad basic shapes alt. Vaatan kõiki, ütleme, et ma soovin panna hoopis kummerdatud nurkadega ruudu sisse selle pildi. Kätte saan selle pildi nüüd nii, et teen pildi aktiivseks, parem hiireklõps, detach image. Ja hea on vahest teha selline tühi leht kujundatava ala alla ja dubleerida see foto, et kui sa töötled, et sul on see originaal siis olemas. Üks teine imelik viga, mis täna või tõrge Canval on see, et ta selekteerib kõik. Et vahest, kui Canva uuendab asju, võib neil tõrkeid juhtuda. Ära ihmata. Ja enamasti lähevad nad mingi perioodi jooksul üle. Panen uue raama ja lihtsalt lohistan selle sisse. Kui ta niimoodi ei taha kohe minna, siis tee pilt väiksemaks ja lohista nüüd siia raami sisse. Nüüd rääkisime pildist, rääkisime tekstist. Mida sa veel kohandada saad, on elemendid. Vajutad peale, saad muuta värvi. Sa saad muuta tegelikult seda kujundit ka, aga hetkel see siia ei sobiks, kui ma muudaks ta mõneks muuks kujundiks, siis täheks näiteks. Ja saad lisada ka sellele elemendile piirjoone. Eks soovid siia mingit, kuna see on kahevärviline, siis hetkel see joon arvatavasti siia ei sobitu, aga võib-olla mõnda disaini siis sobitub. Ning teine nipp, mida tasub siis teada, on see, et need elemendid kipuvad liikuma kujunduse ajal, et tihti tahad hulgi selekteerida, aktiivseks teha erinevaid tekstikaste või elemente, siis juhtub nii, et tuleb ka see element kaasa, mida sa ei soovi. Et esimese asjana tasub sellised elemendid lukku panna. Teed selle värvilise paneeli siin aktiivseks. Parem hiireklikk. Nii. Ahah, ei tule niimoodi. Pole hullu. Laivis ikka juhtub. Siis kui ta ei tule parema hiireklikiga, nagu näiteks siin tekstikasti, siis lisavalikuid, vaid tuleb nii, nüüd tuli. Aga kui sul juhtub niimoodi,
siis need parema hiireklahvi käsklused tulevad tegelikult siit ülevalt 3 nupust ka lahti. Et siis sa tead seda häkki, et kui sa nüüd vajutad parema hiireklikiga, tuleb midagi muud, siis kasuta neid 3 punkti. Ja siit sa leiad igasuguseid lisavalikuid. Mida me õpime, on lukustamine. Paneme selle paneeli lukku ja siia üles tekib siis lukumärk. Me võiksime ka selle pildi lukustada ja lukustamisel on täislukustus ehk sa ei saa muuta selle elemendi omadusi, näiteks selle raami puhul ei saa vahetada pilti ega ka asukohta, aga sa saad lukustada ka ainult asukoha. Et sa lukustad selle asukoha, aga saad nüüd seda pilti vahetada ikkagi ja töödelda. Et see on hea nipp, et kui sa siin muudad, et kõik paigast ära ei lähe, et sa ei kuluta liigselt aega siis sellistele asjadele. Nüüd järgmine asi, mis me võiksime õppida, on see, et sageli on nii, et kui sa CV on niimoodi ilusti kujundatud, lähebki sul vaja nüüd teist lehte ka, mis on sarnase kujundusega. Nüüd me dubleerime selle lehe. Ja see on võib-olla kõige ajakulukam töö. Nüüd tuleb lukustusest lahti võtta siis pilt. Vajutan siia lukustusmärgile ja vaatan, kuni ta tuleb lahti lihtsalt. Nüüd ma saan selle ära kustutada. Ja kustutan ka selle nime ära. Mis ma siis teen? Ütleme, et ma tahan töökogemust juurde panna. Teen siis nii, et otsustan, et see soovitajate osa läheb siis järgmisele lehele. Kuna ma dubleerisin, on tal järgmisel lehel juba olemas ja ma võin selle julgelt ära kustutada. Nüüd teen selle joone pikemaks. Ma lihtsalt vajutan peale, võtan siit ringist kinni ja toon selle ringi allapoole. Nüüd vajutan siia täpi peale ja nii. Ma toon täpi siia, aga me paneme ta hiljem paika. Canval on sellised väga head joondamise tööriistad. Tekivad sellised traageljooned ja pidevjooned roosad ümber, millega sa näedki, kuidas ta teiste elementidega joondub. Ja selleks, et kõiki neid erinevaid tekstiblokke korraga dubleerida, teen nad hiirega aktiivseks. Vajutan vasaku hiireklahvi alla, teen need kõik aktiivseks ning nüüd vajutan siin dubleerimise märki. Ja toon paika. Äkki vaatan, et ta joonduks. Ja nüüd võtan selle täpi ja joondan siis selle tekstiga. Vaatan, et tekiks joon siis horisontaalses tekstiga ja vertikaalis siis teiste täppidega. Ja mis ma nüüd siit võiks ka üleliigsed asjad ära kustutada ning kuidas ma toon asju ülespoole, on täpselt jälle seesama selekteerimine. Sa võid nad ka grupeerida, mis tähendab, et nad püsivadki koos. Kui nüüd see selektsioon kaob, püsivad nad ikkagi koos, sa saad üsna muretult siin sättida neid. Nii, aga kus ma tean nüüd, et see joon all jookseb ülemise kujunduse joonega, sest üle kujundusta neid roosaseid jooni ei teki. Nüüd me kasutame kas kiirklahvi Shift ja R. Tekivad joonlauad siia. Lähen tagasi. Vabandust, ma võtan selle korra siit ära niimoodi, et kui see kiirklahv ei jää meelde, kus sa selle kindlasti leiad, on File, Settings ehk seaded ja siit valid Show Rulers and Guides. Ja see võimaldab sul siit vasakust äärest tõmmata juhtjoon, mis ei jää kujundusel näha, mis ongi sul abijooneks, mille järgi siis joondada.
ja nüüd, et see juhtjoon paigast ei liiguks, parem ma mõtlen, on nende parem hiireklikkidega. Nii. Nii, aga okei, kui te ei lase niimoodi mul parema hiireklikkiga praegu lukustada, siis lähme jälle file, lähme settings ja lock-guides. See lukustab selle paika, sest muidu ta võib ka kujundades paigast nihkuda. Nüüd on paigas ja nüüd selle järgi ma siis joondan endal ka alumise osa siiasamma. Ja kohandamine käib nii nagu enne näidatud topeltklõpsuga. Ning siia vasakule poole ei pea midagi panema, võib panna, kuna see on dubleeritud, on ju, siis tuleks neid tekstikaste ikkagi muuta, sätitada ja ka siin tegelikult sa võid selle juhtjoone paika sättida. Ning ja soovi korral jällegi nagu neid grupeerida. Nii, need on siis sellised põhilised formaadi muudatused, mida teada ja nüüd me võiksime tõlkida, me võiksime ära tõlkida näiteks siin kontaktprofiil, erinevad ingliskeelsed sõnad, et siis hoiad aega kokku, et sa ei pea klõpsama ja neid kõik ükshaaval tõlkima. Selleks tee aktiivseks tekstikast, parem hiireklikk ja siit leiad Translate tekst. Ja kõigepealt vali keel, mul on valista selle keele automaatselt, sest ma olen juba siin tõlkimist kasutanud sellel lehel ja seejärel sa saad valida, kas sa tõlgid kõik lehed või selle lehe, mis sul ees on. Ja sa saad siit selekteerida ka, mis tekstiplokid sa soovid tõlkida. Et ma tõlgin siin need valged pealkirjad. Nii, seda ma ei soovi. Nii. Keeled. Siin kõrval on seaded, kus sa saad valida selle, kas sa tahad, et ta dubleeriks selle tõlgitud variandi või ei soovi, et ta dubleeriks. Mina siia linnukest hetkel ei tee, ma ei soovi, et ta dubleeriks, tekib liiga palju faile ja segadust, aga alati võib jätta selle originaali alles. Ja ongi meil ilusti tõlgitud. Nii, osa jäi tõlkimata, töökogemus näiteks, osa on nagu oskus. See on ju, et vajab ikkagi ülevaatamist. Aga saada midagi nagu kiiremini siin. Jah, need jäid nüüd tõlkimata. Sissejuhatus ja töökogemus. Ja nüüd õpime kasutama kiireid stiliseerimise tööriistu. Sa leiad sellised kuidas öelda, eelkohandatud stiliseerimise tööriistad, näiteks värvipaletid ja fondid vasakust menüüst disain. See esimene paneel on tegelikult selline, kus sa võid lisada neid CV variante juurde. Teed endale siia tühja lehe alla, kui sa tühja lehte ei tee, siis ta asendab sinu olemasoleva CV. Nüüd alati tee tühi leht ja võid siit lisada siis selline väga lihtne CV muidugi. Aga selline peidetud pool selles on stiliseerimine ja tegelikult, mis nüüd valesti läks, stiliseerida võiks nüüd ennem, kui sa selle lisalehe teed, sest nüüd kulub nüüd natuke võib-olla rohkem aega, et nad ühesuguseks teha. Et selline töövoo apsakas. Ja kui sa vajutad nüüd stiilidesse, siis tasulise kontolt saad teha endale brändikeskuse, lisada enda värvipaletid ja ühe kollektsiooni fonte. Vajutan peale ja kui korduvalt vajutad peale, siis ta tegelikult kombineerib, kuna siin on kaks värvi,
ta ei kombineeri. Ja nüüd see ka, et kui sul see alumine paneel on lukustatud, siis lukustatud asju ta ei muuda. Kui ma nüüd soovin, et ta jätaks selle asukoha, aga muudaks värvi, siis me valime selle lukustuse, kus on pliiats. Nii, oota, nii. Ma võtan täiesti lukustusest lahti, tundub, et see selge. Siis tuleb täiesti lukustusest lahti võtta, sest ta tegelikult idee poolest peaks toimima ka selle lukustusega, kus on pliiatsi märk. Ja siin all on hiljuti kasutatud erinevad stiilid, Canva poolt loodud kombinatsioonid nii värvidest kui fontidest. Ainult värvipaletid. Kui sa vajutad See All nuppu, siis sa näed rohkem valikuid. Ja ainult fondikollektsioonid ja siin all on võimalik kasutada ka pildivärve, mis loob siis sellise harmoonilisema tulemuse pildi ja fotoga. Nii, aga ma näitan veel, kuidas ka mallides neid stiile kasutada. Nüüd siin, kui sa malli peal oled, vajuta 3 nuppu ja pandus mul puit ette. Siin sul on võimalik muuta siis fonte vastavalt mallile, apply text only, kasutab neid mallis olevaid fonte ja lisa värvid ja siis muudab värvid ja kui uuesti peale vajutad, siis muudab neid värve. Et sellised nipid. Aga nüüd märkasin töövoos teist tapsakat, milleks on see, et tegemist ei ole ju minu pildiga, et kuidas sa pilte üldse tood. Ja pilte saad tuua siit failnupu alt näiteks import files, saad tuua siis arvutist pilte või kui sa kasutad telefoni äppi, siis telefonist. Ja siin vasakus menüüs on ka uploads ning siin upload files nupu alt saadki arvutist failid üles laadida ja siin kõrval on 3 täppi, mis võimaldavad ühendada Facebooki, Google Drive'i, Instagrami ja Dropboxiga ja tuua pilte siis sealt. Ja selline vähem tuntud nipp on see, et isiklikke pilte jäänud, et sa saad lisada need sildid piltidele, kui sa üles laed ja sa võid siit üles laetutest need ära kustutada, nende ka kujundusest ära. Ja kui sa lisad need sildid ja asjad, need lähevad sul pärast projektide kausta. Ei pruugi kohe minna, see võib võtta aega, vahest on vaja värskendada projektide kaustas ja kui ma nüüd kirjutan siia märksõna, valin siit pildid, siis tulevadki minu pildid siia. Ning kui ta kohe ei lähe siia, siis tasub pilt väiksemaks teha, aga mida nüüd veel õppida, kui sa nüüd vajutad pildile ja ta läheb siia tekstikihtide alla. Et ütleme, et sul ei olegi raami, sa tahad lihtsalt selle pildi sinna tõsta, juhtub selline asi, siis position, seal kus kihid olid, ja siit leiad selle pildi ja libistad lihtsalt kõige ülemiseks kihiks. Nii on ta ülemisel kihil sul. Saad ilusti teda liigutada, saad kinni haarata temast, nii et mitte tekstikaste. Ja kui ma nüüd teen topeltklõpsu, siis et teda nüüd siin liigutada, ma teen ta natukene suuremaks. Siis tekib selline võimalus, et ta laseb mul ka liigutades, kui ta on väike, siis tal ei olegi liikumisruumi, siis ta katab kogu selle raami ära. Ja valmis on pilt muudetud. Aga kuidas nüüd kombineerida nende mallidega, mis sai varem tähistatud, kuidas neid üles üldse leida?
ja selleks teeme siia, nüüd on muidugi stiililiselt see, et alumine on erineva stiiliga. Ma näitan veel selle nippi, kuidas stiile kopeerida. Sa võid lihtsalt dokumendi värvidest valida sellesama värvi, kui nad on lukus, ütleme lukust lahti, värvinuppu ei ilmu, selekteeris liiga palju, vajutame siia peale ja leiame siit dokumentidest sama värvi, neid rohelisi on palju, sama värvi on raske leida. Kuidas stiili saab kopeerida, vajutan peale, siin üleval on kopeeri stiili märk siia ja nii saabki samasuguseks teha. Siin on all ka midagi juhtunud. Näiteks ma näitan siin, ma kõike ei jõua muuta, aga kuidas need oskused näiteks samasuguseks teha. Et oleks samas fondis, samas värvis ja samas suurus, kasutad jälle seda copy style tööriista. Canvas on täna mingisugused tõrked, et kahjuks me ei saa midagi teha. Et kui Canva hakkab mingeid asju muutma, siis kipuvad sellised tõrked olema. Nii, et ei lase mul ükshaaval seda näidata. Nii. Ma vaatan, kas ta laseb seda näidet näidata niimoodi, et ma võtan, muudan siin lihtsalt fondi ära ja ma soovin, et see alumine tekstikast oleks sama fondiga. Siis vajutan siia peale ja ta muudab selle fondi ära. Et sedasama võiks tegelikult siin ka kasutada, aga kuna Canva praegult teeb trikke, siis lukustame selle alumise kihi. Ja kõige kergem viis tegelikult on lihtsalt kopeerida need, see on nüüd halvasti lukustatud, kopeerida need ülemised tekstiplokid ja lohistada paika all. Ma loodan, et need, kes vähe Canvat kasutavad, et neid ära ei hirmuta, et üldiselt Canva niimoodi ei trikita. Ja joondad ära. Talumisel on ka neid joondamise lehti näha ja muudad niimoodi. Aga me jäime poolel tegelikult sellele, kuidas neid kombineerida. Ma teen siia tühja lehe, lähen projektide kausta ja siit leian sellise kausta nagu Start ehk tähistatud ja siit võtame siit nende 2 malli. Näiteks sa soovid neilt mallidelt kasutada neid graafikuid, muuta oma CV natukene põnevamaks ja selle teema juures veel mainida, et mallidel on need graafikud natukene eraldi, erinevalt siis loodud ja selles kujunduses kasutatud graafik ei ole hea variant, sellepärast et ta on loodud elementidest. Ma lähen nüüd siia kihtidesse. Siis ma näen, et ta koosneb sellistest hulkadest või vormidest. On ju, et sa pead, nii on väga raske protsente muuta või muuta seda graafikut, nii et seda lihtsalt teadke, et see ei tasu kopeerimist. Küll, kui ma vajutan sellele sektori diagrammile, siis see on siis muudetav, ühelt poolt on edit, sa saad muuta seda graafikut ja saad, et ta näitab kas siis numbreid või protsente, kas ta näitab legendi, kas ta näitab silte ja kõrvalt saad muuta neid andmeid siis. Hetkel me seda disaini ei kasuta, ma toon ülespoole selle teise disaini
kus on kasutatud teistsugust graafikut. Kui ma nüüd siia, mis näeb väliselt sarnane välja, kui ma siia vajutan, siis tekib siia edit nupp ja ma näen, et tegemist on progressi ribaga, kus sa saad ka muuta protsente. Eks paneme, et see oskus on 60%. Saab muuta joone paksust, mida ma hetkel ei tee, ma soovin, et need oleks ühesugused. Ja siit kõrvalt saan siis muuta värve vajadusele, kui ma tahan, et oleks teist värvi. Nii et seda peab teadma. Kuidas neid graafikuid leida? Vasakult elementidest, raamad on sisse jäänud, leiad siit charts ja seda progressi riba on väga raske siit leida, kui mitte öelda võimatu. Küllap on see variant. Mida mina siis kasutan, ma panengi või siis kasutan seda mallis olevat. Ta natukene on isegi teistsugune, kui siin mallis kasutatav. Kõlabki kohe ümarate joontega. Siin saab need ümarad jooned maha võtta. Nii, ja nüüd siis kopeerime Mayan Sheetclothi all. Ta tahab selekteerida ikka neid asju, mida ma üldse ei taha, et ta selekteeriks Mayan Sheetclothi all. Nii. Ja kui nii juhtub, siis jällegi lukustab selle alumise kihi, mis kipub kaasa tulema. Nii, ja kui Sheetcloth on all, saad sa neid. No nii. Tõstan ta praegu ära lihtsalt Canva selekteerimisega. Nii, Sheetclothi all. Ja nüüd sa saadki liigutada. Teine variant ongi, mis varem juba näitasin, selline selekteerimine. Hetkel ta grupeerida ei lase, küllap need elemendid on liiga erinevad. Ma hetkel kopeerin, kasutan Ctrl C kiirklahvi, võid ka dubleerida ja lähen disaini. Toome ta siia alla oskustesse, nüüd on ta natukene dubleeritud, need oskused. Ja sätin paika. Ning kuidas nüüd need tekstid samasuguseks saada, ma loodan, et see copy-style tööriist nüüd toimib. Teen selle tekstikasti aktiivseks, võtan selle tööriista. Ei saa ikka. Ma korra vaatan, et äkki see lukustamine aitab. Ja nii, nüüd ta muutis teksti sama suureks, samat värvi, samat fonti, aga võtame eest ära selle listi. Võtame siin peal, kuni täpid ära kaovad. Ja värvi muutmiseks vajutad peale, muudad siin värvi ära. See roheline värv võib-olla ei olegi kõige halvem valik, aga kontrasti. Roosat värvi ei ole kujundus rohkem kasutatud, võib-olla ta tõikab liiga silma. Aga võtame näitise jaoks kollase. Ja nüüd sa saad valida, et muuda kõik. Kui ma nüüd selle valin, siis ta muudab kogu kujunduses ära siis elemendid kollaseks ja ta teeb selle valiku ise, et see alumine leht nüüd muutus kollaseks, ka see paneel siin. Kui sa seda ei soovi, siis kasuta jälle selle stiili kopeerimise tööriista. Et see on selline lihtsam variant, et need ära muuta. Ja üle vaatan, kas on meil mingeid teemasid, mis on käsitlemata. Värvid, kombineerimised on näidatud ja ma arvan, et on aeg liikuda lõpuosasse ja rääkida siis sellest, kuidas
neid faile jagada ja eksportida. Räägime kõigepealt siis faili jagamisest. Näiteks sa soovid jagada mõne tuttavaga või mentoriga, kes aitaks sul üle vaadata, kohandada, võib-olla teksti muuta, stiliseerida ja üleliigset täppi. Selleks vajuta share nuppu ja nüüd, kui sa tead selle inimese meili, kirjuta see meil siia kasti. Võtan sellise räpsposti meili ja vajuta jagamine. Annava viskab mulle peale seda reklaami, et ma võiks jätkata tiimipaketi kasutamist, mis on tasulises versioonis. Aga nüüd me näeme siis, kellel on kujundusele ligipääs ja kui ma ei soovi, et saaks ligi sellele teised inimesed, kui seda linki jagada, siis saab siit valida, et ainult need inimesed, kellele sa oled jaganud ligipääsu ja jaganud seda ligipääsu siis meiliga. Ehk siis nende meil peab olema selle Canva kontoga ühendatud ja kui ma lihtsalt kopeerin siit lingi ja panen Messengeri, inimene vajutab sinna peale, siis ta peab sisse logima selle meiliga, kus tal on Canva konto. Aga kui see ei ole oluline, siis sa saad siit valikust valida ka selle, et kõik, kellel on link, saavad ligi. Seejärel määra, kas see inimene, kes saab kujundusele ligipääsu, kas ta saab kujundust ka muuta, saab kommenteerida või saab ainult vaadata. Aga kuidas valida siis formaati saatmiseks, kui sul on nüüd CV valmis? Ajapuuduse tõttu ei jõua ma siin nimesid ja kõike vahetada ideaalseks teha. Aga kui sinu CV nüüd on valmis, siis kõigepealt mõtle sellele, kas sa soovid seda CV-d trükisena ehk välja printida. Sel puhul vajuta share ja download ning siit tuleb valida PDF printimiseks. Ning seejärel valida need lehed, mis sa soovid salvestada. Hetkel on mul lehekülg 2 ja lehekülg 3 ja vajutan done. Printimiseks mõeldud PDF on kõrgema resolutsiooniga, et seal on kvaliteedinõuetel vahe, kas tegemist on trükise või digitaalsega, et digitaalsel on pigem tähtis maht. Ja kui sa ei saada seda PDF-i trükikotta, prindid kodus, siis ei ole need lõikevarud ja märgid üldse tähtsad ja ei ole tähtis ka seda PDF-i lamendada. Kui sa lamendad, siis see fail muutub natukene suuremaks. Ja kodus printides on RGB värviruum, sobib hästi. Tasuline konto saab kasutada ka SMIC värvi mudelit, mida siis trükikojad vahel soovivad. Tasuta kontol seda teha ei saa. Selles värvimudeli valikus räägi trükikojaga läbi, kui sa peaks saatma trükikotta siis oma CV-d ja vajutad download ja laed alla. Ja siit alt on võimalik ka läbi Canva siis tellida. Kui sa nüüd saadad selle CV meili teel, siis tuleb valida siit PDF standard, mis on mõeldud digitaalseks jagamiseks, mille maht on väiksem ja selle kasutus ongi siis digitaalne, et enamasti CV-d saadetaksegi meiliga. Kui sa nüüd soovid sotsiaalmeediasse CV üles panna, siis on sul vaja kasutada pildi vormingut, milleks on JPG ja PNG. JPG kasutatakse pigem kodulehtedel, kus sa
eesmärki, et see maht, pildi maht oleks võimalikult väike, et leht kiirelt alla laeks. Aga ta kompresseerib seda faili, et kvaliteet väheneb. PNG on siis kadudeta formaat, mida võiks siis kasutada, kui sa sotsiaalmeediasse jagad ja vajutad jällegi download, ta laeb sulle arvutisse need failid. Ja see ongi tänaseks kõik. Kui sul tekkis küsimusi, midagi jäi ebaselgeks, võid julgelt mulle kirjutada kas Facebooki sõnumitesse või meilile tere.kanvakool@gmail ja võid julgelt anda ka tagasisidet, mida võiks siis muuta edukat CV kujundamist